tere, minu nimi on Peeter, sõbrad kutsuvad Petsiks. See jahimaja tekkimine on niimoodi, et see on nagu nööbi õmblemine pintsaku külge. Ehk et kunagi, kui linnaelust sai kõrini, siis tulin oma esivanemate maadele ja järgipidi läkski niimoodi, et oma sõbrad, lapsed, kes käisid siin suvel ja hiljem siis, kui lapsed juba suured, siis oli lihtsalt ruumi ja sai organiseeritud nii, et sai ka külalisi väljastpoolt sõprade ja pereringi vastu võtta. Me oleme täpselt Lahemaa piiri peal. Esimese punktina märgiks kohe loodust ehk siis Lahemaa rahvuspark, mis siis omakorda toob kaasa matkarajad, rattasõidurajad, seenemarjametsad ja nii edasi kõik, mis puudutab loodust. Meri ei ole kaugel, linnulennult 3 kilomeetrit. Lahemaa rahvuspargis on ilusad mõisad ja sellised 4-5 mõisa, need on kõik sellised päevareisi kaugusel ehk et hommikul tripile ja lõunaks juba tegelikult tagasi. No alustame sellest, et üks ja kõige põhilisem on see, mida me rendime, on taustal nähtav külaliste maja, mida tegelikult sõbrad ise hakkasid kutsuma jahimajaks. Seal on siis olemas kõik elamiseks vajalik, oled sa siin siis kas päeva, nädala lõpu või ka pikemat aega koos oma köögi, aurusaunade, ööbimise, kamina ja kõige sellega. Aga kõik, mis muu puudutab sellist meelelahutust, on siis sellised natukene militaarse moodi asjad, ehk et siis teen koolitusi jahilaskmise peale, mida täna ei tohi jahilaskmiseks nimetada, nimetatakse haavlilaskmiseks ehk et siis taldriku laskmine, aga kindlasti, mis on jõukohased absoluutselt kõigil õhupüssiga, vibuga, võib-olla tulevikus ka kirveviskamised. Esimene, mis on minu poolt külaliste jaoks, mida me siit poolt pakun, esimene ja põhiline on kindlasti privaatsus. Inimesed peavad tulema siia, kui nad tulevad siia, nad peavad tundma ennast mugavalt, vabalt, koduselt. Nende aastate jooksul, mida ma olen näiteks seda siin nii-öelda välja rentinud, nüüd juba 6-7 aastat, et mul ei ole ühtegi negatiivset kogemust ja ma väga loodan, et ka külalistel ei ole. Kui me räägime lisaks sellisele perepuhkusele siin külaliste kaldkriips jahimajas, siis kindlasti saab teha õues suvel üritusi, kus rahvaarv on veidi suurem, saab panna telgid, lauad õue ja tavapäraselt, kas seal on siis 60-80 inimest, et see väga paljuski ei muuda asja. Reeglina ettevõtted juba täna ise tellivad oma cateringid ja neil on välja kujunenud, kes neid teenindavad mänge asju ja muid asju korraldavad. Nii et platsi ja ruumi on, et selles ei ole küsimust ja asja ubasuse juurde, et siis minul on pakkuda Soome sauna. On pakkuda üks katusalune, mida ma ise nimetan kõrtsuks, kuhu vabalt mahub 20 inimest õhtul. Nii et need käivad asja juurde ja sõltub üritusest.